issand, ma ausalt ei tahtnud panna sellist outfiti ja lipkombot kokku, et ma näeks välja nagu ma oleks taas detsembrikuus. Okei, ma vahetan särgi ära. Ja nüüd ma panin valge särgi selga ja ma näen, et mul on väike stein siia tekkinud sellest meigist, mis ma just siia tõmbasin koos sellega. Okei, vähemalt see särk on mugav. Tere tulemast tagasi minu YouTube'i kanalile ja ma soovin teile toredat uue aasta algust. Ja nagu pealkirjast juba näha, siis tänane video on 19 asja, mida ma olen oma elu jooksul õppinud. Seda videot on varasemalt tehtud ja mina olen ka alati tahtnud seda teha, nii et ma siis lõpuks teen. Kuna neid asju on suht palju, sest neid on 19, siis ma arvan, et mõne ma lasen kiiresti nagu mööda ja mõnel ma võib-olla peatun kauem. Esimene asi, mida ma olen oma elu jooksul õppinud, on see, et mitte kedagi ei huvita. Nii et tegelikult tee neid asju, mida sa oled tahtnud teha, sest niikuinii mitte kedagi ei huvita. Ja see on see mõtteviis, millega olen ka mina nagu viimased aastad oma elust üritanud elada. Teiseks asjaks on siis see, et peab olema enesekindel selles, milline sa välja näed. Ma olen oma elu jooksul väga palju sellega maadelnud ja nüüd ma enam üldse ei maadle sellega juba päris pikalt, aga siis, kui ma maadlesin, siis ma piirasin ennast kõigega ja samuti mind huvitas kõikide teiste arvamus ja ma kartsin kõikide teiste arvamust ja üleüldiselt see kõik oli nii toksik. Nii et teine asi on kindlasti see, et sa pead olema enesekindel selles, milline sa välja näed. Ja muidugi selle saavutamine ei ole kerge, tean omast kogemusest. Aga lihtsalt ma olen õppinud, et selle üle nagu väga palju juurelda ei ole mõtet ja peab olema õnnelik sellepärast, et selliseid nagu sina on ainult üks, nii et naudi seda, et sa oled tegelikult unikaalne. Kolmas on see, et peab võtma riske. Jah, sa vahepeal mõtled, et kas seda on ikka vaja teha, aga lõpuks sa saad aru, et ilmselt isegi oli vaja teha ja isegi väga oli vaja teha. Ja võib-olla mõnikord sa saad aru, et ei, tegelikult ei olnud vaja, aga sa ei pea olema sellepärast kurb, et mingi asi oli nagu fail. See, et sa võtsid selle riski, sa said rohkem julgust juurde ja ma ütleks, et riskide võtmine on ülitähtis osa meie elust, sest muidu me ei saavutagi mitte midagi. Neljas asi on siis see, et väga suur osa inimestest satuvad sinuga samale teele, aga kaovad sellelt sama ruttu, kui nad sinna sattusid. Ja üldjuhul asi pole isegi sinus, lihtsalt sa võib-olla tutvusid selle inimesega ja sa arvasid, et vau, et kas see on uus sõprus, kas see on uus mingi suhe või mida iganes ja siis sa saad aru, et okei, et ta läks sama kiiresti ja ta nagu ei vaadanud tagasi. Ja mul on selline tunne, et seda tuleb nagu endal kogu aeg meeles hoida, et kõik inimesed, kes su ellu satuvad, ei jää sinna ja nad ilmselt lähevad sealt sama ruttu ära ka, kui nad tulevad. Siis 5, mida ma olen kõvasti õppinud oma 19. eluaasta jooksul on see, et inimesed, kes solvavad sind internetis, on luuserid. Ja kui isegi mõni minu heiter vaatab seda videot ja mõtleb, et ta lihtsalt nii vihkab mind, ma ei teagi nagu, miks sa mind vihkad, sellepärast et ma olen mina ise, võib-olla sa vihkad lihtsalt siis mind kui isiksust, aga samas need heiterid üldjuhul heidivad kõiki ja nad saavad sellest äkki nagu mingisugust energiat ja nagu head tunnet. Kui nad ise võib-olla tunnevad ennast kuidagi halvasti, nad tunnevad ennast taas nagu kuidagi nagu kõval positsioonil. See on minu teooria sellepärast, et mina isiklikult ei heidi mitte kedagi. Isegi kui ma mõtlen, et okei, miks sa seda tegid või niimoodi, siis ma ei hakka mitte kunagi kirjutama ühtegi halba kommentaari. See on, vabandage, jalajälg, pluss ka see, et ma olen lihtsalt piisavalt tark ja õnnelik inimene, et seda mitte teha. 6 asi, mida ma ütlen, on justkui selline murtud südamega tüdruku jutt, aga tegelikult ei ole. Pigem ma lihtsalt tahan öelda seda, et enamus inimesed, kellesse sa armud, teevad sulle haiget ja lähevad lihtsalt oma eluga edasi. Elu lihtsalt käib nii. 7. asi on siis see, et vaimne tervis on väga tähtis. Me ei ela enam 20. sajandil ja me saame aru, et tegelikult vaimse tervise probleemid on olnud alati ja kõigil. Lihtsalt see, et võib-olla su vanaema või vanaisa või keegi ei saa aru sinu mingisugustest tunnetest, ei tähenda seda, et neid tegelikult ei ole. Ja see, mida ma praegu ütlesin, ei tähenda seda, et ma olen seda kogenud, ma lihtsalt räägin. Vaimse tervise teema on iga aastaga aina suuremaks läinud ja tegelikult see on tore. Ja ma arvan, et noori ja üleüldiselt kõiki tuleb sellel teemal harida. Nii et kui sa praegu tunned, et sul on raske aeg, siis ma innustan sind kellegagi rääkima ja ma arvan, et väga hea koht, kuhu kirjutada on peaasi.ee. 8. asi võib kõlada nagu naljakalt, enam see nagu selline asi ei ole, mis mind igapäevaselt painaks, aga lapsepõlves mul oli raske ja see 8. asi on siis selline, et
Tihtipeale pole sinus viga, kui keegi ei taha sinuga sõber olla. Mul on kahjuks või õnneks väga palju selliseid failinud sõpruseid olnud lapsepõlves ja tegelikult mul on hea meel, et teatud sõprused on failinud, sest praeguses hetkes ma ei tahakski enam nagu nende inimestega suhelda. Üldjuhul on võib-olla isegi see, et inimesed ei saa aru, kui tore, lõbus, kui tore on sinuga mängida ja sinuga suhelda. Et seda ma ütlen kõigile noortele, kes mind praegu vaatavad. Ärge muretsege, et kõik need õiged inimesed, kõik need õiged sõbrad jõuavad teieni, nad mõistavad teie väärtust, nii et ärge kurvastage. Siis 9. asi on see, et väga paljud asjad juhtuvad põhjusega. Põhimõtteliselt kõik juhtub põhjusega, aga ma ikkagi ütlen, et paljud asjad, sellepärast et teatud asjad on sellised random asjad. Aga jaa, mul on olnud väga palju olukordi elus, kus ma olen teatud asjad ära lõpetanud ja siis mingi aja pärast on avanenud mingisugused täiesti uued võimalused, asjad minu ellu. Ja siis ma olen mõistnud, et kõik need asjad, otsused, asjad, juhtumid juhtuvad põhjusega. Tihtipeale see, mis pärast sinuni jõuab, on veel parem kui see, mis enne oli. 10. asi on, et see, kuidas sa ennast väliselt presenteerid, mõjutab sinu heaolu ja ka seda, kuidas sinusse suhtutakse. Ma soovitan sul kohe hakata ennast presenteerima nii, nagu sa ise oled. Käi riides nii, nagu sa tahad, tee meiki nii, nagu sa tahad, sest kohe need inimesed, kellele sa istu, nad lähevad ise su elust ära ja ongi rahulikult edasi. Iga hommik paned selga selle outfiti, teed ennast korda ükskõik mis viisil, võib-olla sa ei taha meiki panna, võib-olla sa tahad meiki panna. See paneb sind ennast hästi tundma. Kui sa kannad riideid, mida sa armastad ja kui sa väljendad ennast ka väliselt nii, nagu sa tahad. Ja see hetk, kui ma sain aru, milline on nagu minu stiil ja kuidas ma tahan ringi käia, ma nagu justkui tulin mõnes mõttes oma kestast välja. 11. on samuti väga tähtis. Telefonis veedetud aega peab kriitiliselt paika panema, sest tihtipeale veedame me seal mõttetult palju aega. Ja see on nii tõsi, ma ise teen seda ka päris tihti, aga õnneks ma olen ka väga palju sellega hakanud vaeva nägema. Kunagi see asi oli palju hullem, siis kui mul lapsepõlves oli võib-olla sõpru vähe ja niimoodi, siis minu sõber oli mingi nutiseade, on ju. Ja no, see on selline jutt, mida räägib sulle su ema ja isa ja vanaema ja vanaisa ja siin hulgas ka mina, sellepärast tegelikult nii ongi. 12. on ülilühike ja ma ei jää sinna isegi seisma, sest kõik saavad sellest aru. Alati tuleb oma muredest rääkida. Siis 13. on see, et iga heategu on tähtis. Ma olen mõistnud seda, et heategu on ka võib-olla kompliment inimesele, kes seda nii palju ei saa. Isegi inimesele, kes seda saab. Arvan seda, et komplimentide tegemine on jäänud kuidagi tahaplaanile. Alati kiputakse pigem kritiseerima. Mina olen näiteks see inimene, kes ütleb kohe komplimendi, kui mulle midagi meeldib. Ma ütlen inimesele, et tal on ilusad püksid jalas, tal on väga äge soeng. Ma ütlen talle kohe kõik välja, kui mulle see nagu päriselt meeldib. Võlts komplimente ei ole vaja teha, aga ma ütlen, et neid peaks rohkem tegema ja see on ka üks nendest heategudest, mida ma mõtlen. Aga muidugi on ka heategu see, kui sa kõnnid tänaval ja tõstad selle mingisuguse kommipaberi üles, mille keegi lihtsalt otsustas maha visata. Nii et iga heategu loeb. 14. on siuke klassika ja isegi natuke naljakas. Põhimõtteliselt, et alati võib hullem olla. Iga kord, kui mul on mingi madal punkt, siis ma lihtsalt mõtlen mingisuguse asja peale, mis võiks veel halvemini olla ja ma olen õnnelik, et ma olen selles madalpunktis, mitte selles, mida ma ette kujutasin. Ükskõik, mis sul ka praegu käsil ei ole, sa saad sellega hakkama ja kõik läheb hästi. 15. on see, et raha tuleb koguda, aga selle arvelt ei tohi elamata jätta. Inimesed kipuvad koguma ja siis nad lükkavad alati edasi, et ma ei lähe sinna kontserdile, ma ei tea, ma ei hakka seda sööma või mida iganes. Nad istuvad selle teatud koguse otsas, lõpuks ei ole ikka inimesed rahul ja nii edasi. No, olukordi on erinevaid. Ma arvan lihtsalt seda, et liiga koiks ei tohiks ka muutuda, sellepärast, et sa hakkad ennast piirama nagu liialt palju. Ma ei mõtle seda, et sa peaksid laristama hakkama. Ma usun, et te saate aru, mida ma mõtlen. Siis 16. mida ma hakkasin nüüd nagu varasemad aastad aru saama, on siis see, et tuleb luua tutvusi. Kui sul on ikkagi need tutvused olemas, siis teatud asjadeni on see tee lihtsam ja samuti tutvused on toredad asjad, sellepärast et ka sina oled võib-olla kellegi jaoks see mingi tee mingisuguse lihtsama lahenduse poole ja niimoodi te olete üksteisele vastastikku. 17. on see, et valetamine on ebameeldiv ja sellel on alati tagajärg. Ma olen seda sorti inimene, kes annab väga raskelt andeks valetamist üleüldiselt ja võib-olla see ongi siin niimoodi nagu välja toodud. Aga ma nagu tunnen jah, et valetamine on üks vastikumaid asju, mida keegi võib teha, sest alati, kui see välja tuleb, siis tagajärg on palju hullem kui see, kui sa oleksid öelnud
tõe välja. Me oleme juba jõudnud eelviimase juurde, milleks on siis, et tervise arvelt asjade tegemine ei ole seda väärt. Saan ülilihtsa näite siia tuua. Kunagi, kui ma tegelesin soololauluga, siis mul oli väga palju migreeni ja kui ma selle ära lõpetasin, siis ma sain aru, et mul ei ole enam migreeni. Ehk siis mul oli lihtsalt nii suur stress ja pinge. Ehk siis tegelikult ma tegin endale halba ja mu keha ei pidanud vastu. Ehk siis üleüldiselt tervise arvelt asjade tegemine. See on nagu üks näide, aga neid näiteid on väga palju. Viimaseks asjaks on siis see, et raha, mis on kulutatud elamustele, on palju mõistlikum kui lihtsalt tavalistele asjadele. Esiteks, minuga ei pea selle video jooksul mitte keegi olema nõus. Ma avaldan oma arvamust, aga kui keegi hakkab kommentaarides mind sellepärast solvama, et ma oma arvamust avaldasin, siis pigem jätke see tegemata. Ma arvan seda, et me elame niikuinii heaolu ühiskonnas ja meil on niikuinii ülipalju privileege ja ülipalju head meie elus, mida me lihtsalt isegi enam ei hinda, sest see tundub meie jaoks nii tavaline. Ja ma mõtlengi seda, et kui sul juba on need asjad ja sul juba on see raha, siis sul ei ole võib-olla seda 5. püksipaari vaja, võib-olla sul ei ole seda 5. huulepulka vaja ja üleüldiselt see käib nagu väga paljude asjade kohta. Mina jätaksin need emotsioonide pealt ostud tegemata ja läheksin võib-olla hoopis, ma ei tea, spaasse või käiksin kinos. See on see, mida mina enda elus väärtustan ja võib-olla peaksidki inimesed rohkem nagu tähele panema enda lähedasi ja sõpru ja eelistama nendega aja veetmist niisama mingisuguste emotsiooniostude tegemise asemel. Aga sellised olidki minu 19 asja, mida ma olen oma elu jooksul õppinud ja võite kindlasti kommentaaridesse kirjutada, milliste punktidega te kõige rohkem nõus olete. Ja kui teile see video meeldis, ärge unustage seda likeida ja minu kanalit subscribe'ida. Ärge pange veel videot kinni, ma ruttu tahan siia veel öelda, et ma kavatsen filmida varsti Q&A videot ehk siis küsimused ja vastused, nii et kõik küsimused, mis teil minu kohta tekkinud on, ma vastan neile, aga jätke need siis YouTube'i kommentaaridesse. See oligi vist kõik. Davai, nägemist!